Okei, väga hästi. Mina ei ole esimest korda siin ja ma olen hiljuti olnud mõni kord, aga õieti ma istun siin ja mõtlesin selle peale. Ma olin esimest korda siia tulnud umbes tead, 55 aastat tagasi. Kes oli siin 55 aastat tagasi? Tani oli. Nii et mina jõudsin siia enne kui keegi teine. Mõtlen, et ma olen külaline. Teate minu külalased täna? Jah, hoopis niimoodi. Aga 55 aastat tagasi ja muidugi ma võiks selle lugu rääkida siin julgesti. Koos Taniga tulime ja me tõime need esimesed piiblid Tallinna laeva peal. Ja kui me tulime siia, astume tollist läbi, laevad, piiblid olid kõik laevas ja siis muidugi tolliametnikud küsisid meie käest, kas teil on piiblid. Ma praktiliselt peaaegu vajusin kokku ja muidugi ma ütlen, ei ole ja oli, sest need olid kõik laevas ja me pidime siis pärast vaatama, kuidas see esimest korda läheb sealt läbi. Ja muidugi ei läinud väga hästi. Nad küsid, kas meil on piiblid. Ja ma ütlen, okei, kahju, me peame neid tagasi neid viima Helsingisse. Aga siis kohtusime Tanit ja noored. Ja neil oli sama küsimus, kas teil on piiblid. Ja ma ütlesin, et jaa või ei. Aga siis ma räägin selle lugu, et kahjuks me peame need tagasi viima, need tollist läbi ei tule. Ja aga noored, tead, see ei seganud neid üldse, neil olid naerunäod ees, säravad silmad, ütled, pole viga, me teame, kuidas asi käib. Ma ütlen, ütle mulle, kuidas asi käib. No väga lihtsalt. Meie palvetame, Jumal teeb imet, nüüd mine too need ära. Väga tore. Võib-olla ma jääks siia palvetama, et ei ise minge tooge need ära, kui see nii kerge on. Aga ma ei saa selle lugu kõik rääkida, muidu läheb pikaks täna. Aga me läksime, tõime need edasi, tagasi, tõime need üks piibel siin kaela all, üks teine siin, üks püksi vöö vahel. Ja siis lõpuks tolliametnikud ütleb, mis te mõrtsite siin edasi, tagasi, jääge laeva või maale, aga niisugust jooksmist ei ole. Aga me tõime kõik 50 kõva kaantega eestikeelse piiblet tõime siia. Ja muidugi, tead, mille autoga me vedasime seda? Meil oli ministeeriumi Volga, suur must ministeeriumi Volga, mis oli Nõukogude Liidu valitsuse kõik, aga Tani oli šoföör. Nii et me sõidutasime riigiautoga neid piibleid siia-sinna ja siis selle riigiautoga, see oli piiratud tsoon siin. Tani ütleb, ma viin teid ühte noorte koosolekule ja siis pastor Timmas oli siin ja siis me tulime siia ja ma mäletan, meil oli üks koosolek siin sellel ajal. Sellepärast, et muidugi meid seda autot kinni kedagi ei pidanud militse, selle tõttu me käisime siin. Nii et see oli see lugu seal. Muidugi ma võin lugusid väga palju rääkida, 1000 lugu. Ma mõtlesin, ma kuulsin ööde tunnistust ja muidugi ma tean Raimendi tunnistust, ma tean kõik Viktor, ma mäletan, tema tuli lootse külla. Ma võiks, lihtsalt mõtle selle peale, mõtle. Ma võiks vähemalt tuua siia ette 1300 tunnistust. Te võite ette kujutada, mis mõju see on olnud. Ja kui üks narkoman ja üks alkohoolik mõjutab otseselt 7 inimest oma peres, vanaemad, vanaisad, lapsed, abikaasad. Ja kui see üks narkoman muutub ja üks sõltlane muutub, siis see kuidagi mõjutab seda peret väga positiivselt. Ja mul on ema tulnud ja suudleb mu kätt, ütleb, ta pisarad voolavad ja ütleb, mu poeg, kes on aastad surnud olnud, on täna elus. Aitäh.
ja nii, et neid lugusid, mida te kuulsite täna hommikul, nagu üks väike tillukene tipp sellest, mis õieti juhtub Lootuse külas. Ja muidugi, Kristjan, ma kohtasin sind juba, mis see on, 35 aastat tagasi ja mitte nende olukordades siin, hoopis teises olukorras, aga ja olin jälle sinu ja teie pastor siin Tallinnas. Nii et väga palju ajalugu, väga palju toredad asju on juhtunud. Inimesed räägivad küll, et oi, tead, pahad ajad. Õieti, need pahad ajad on kogu aeg ja kui sa tahad neid otsida, sa leiad neid. Aga ma võin rääkida nende ajadest, mis on väga vägev olnud ka. Mitte alati, teab, päike ei paista iga päev. Oota, ta ikka paistab iga päev, aga me ei näe seda, meil on pilve. Täna ka päike paistab, aga ta on teist pool pilve. Nii et hoia meeles, päike paistab iga päev. Aga neid raskeid päevi on sama hästi kui head päevi, aga kui sa hakkad neid vaatama, mis Jumal on teinud üle aja. Ja muidugi ma kirjutan oma elulugu. Üks raamat on läkitatud, siis te võite seda raamatut seda osta, see on siin laual, kus ma räägin sellest, kuidas meie oleme läkitatud ja muidu ma ei oleks siin, ma ei oleks Eestisse tulnud, ma ei oleks, Lootuse küla ei oleks olemas üldse. See ei olnud minu idee, see ei olnud minu mõtte, mina ei mõtlenud, et oi, see oleks tore neid inimesi aidata. No, külajoodik oli niisugune sõbralik, aga see narkomaan oli üks Lasnamäel kuskil üks tont, kuskil seal tead majade vahel ja ma ei tahtnud teda kohata ja ma ei osanud teda aidata, ma ei osanud temaga midagi hakata pihta, lihtsalt hoian tast eemal. Aga täna selle tõttu, et Jumal ütles, sa ei ole veel puutunud Eestimaad. Me rajasime kogudusi üle Eestimaa, risti ja rasti. Ja siis Jumal lõpuks ütleb, kuule, sa ei ole midagi õieti saanud Eestimaal hakkama veel, ennem kui sa oled jõudnud nendele välja, kes on kõige suuremas pimedas ja hädas. Ja ma ei teadnud, kes need inimesed olid, me olime seal Rummu vanglas ja vanglates kuulutanud, aga mina ikka ei tundnud seda inimest, ennem kui mu oma poeg, kes oli kõva pidutseja. Ja muidugi ta kasvas pastori kodus üles ja ma küsin üks päev, et mis ma tegin valesti, Andrew, et sa läksid seda teed ja ta ütles, isa, sa ei teinud midagi valesti, mina tegin seda valesti. See oli minu otsus. Ja üks päev ta ütles, et isa, iga inimene saab oma elu hävitada, nagu mina hävitan seda enda kohta. Ja siis ta ütleb, aga vähed saavad seda teha, mida sina teed. Ma pigem teeks, mida sina teed. Ja see on niisugune püha moment, ma ei julge suu lahti teha, ma mõtlen, rikun asja ära. Aga tõmbasin ma autotee äärde ja seal ta andis oma elu issandale, läks õppima, tuli tagasi Eestisse ja tema kaudu ma sain teada, kes see alkohoolik on, kes see narkomaan on, kuidas neid aidata, kuidas neid abistada ja kõige rohkem, kuidas neid armastada. Ja tõesti, ma armastan neid kõige oma südamega ja huvitav, ma tunnen ennast täitsa kodus nendega ja me oleme kõik ühel viisil ühes paadis. Aga täna ma tahan öelda, et mis oleks ristiusk, mis oleks piibel, kui me ei kogeks midagi. Kui me kogeks, tead, meil on üks ilus laul siis, anna mulle see oma telefon. Me laulsime seda laulu ja ma vaatan, kui pastor Kristjan, kui sa täna hommikul palvetad, sa palvetad ja ütled, et kui me kogeks Jumalat täna. Ja see on täpselt, millest on voolanud minu südamesse sama lugu, oota, las ma otsin selle siit üles. Me laulsime seda laulu, sind veel ja veel tahan tunda. Sind veel ja veel tahan kogeda maa. Ja mis oleks meie usk, ja siit teine salm ka, kui ma kogen su armastust, siis kõik
on väike selle sees. Nii suur on see, nõnda võimas ja hea, et mind Jumal armastab. Nüüd, me võime kõike seda teada. Me võime kõike seda aru saada. Aga mis oleks piibel? Mis oleks Jumal? Mis oleks, kui see oleks lihtsalt info? Lähme midagi õppima. Lähme teoloogiat õppima. Kui me kogeks Jumalat selle sees. Ja see ei ole, mida sa oled saanud teada, see on, mida sina oled oma elus kogenud. Ja naised ja Raimond ja Viktor, Lootuse küla programm on hea programm, aga see ei ole, kus sa kogesid midagi. See oli info, see aitas sind elada, aga see, kui sa tuled kokku elava Jumalaga, midagi juhtub. Ja siin ei ole midagi, millest sina ei tea, millest ma praegu räägin, sest kus sa said päästetud. Ma olin 8-aastane väike poiss, kui ma sain päästetud. Aga ma mäletan seda päev. Ega ma ei mäleta seda teoloogiat ja mis ta täpselt. Nii palju, et Jeesus tuleb mu südamesse ja mul pisarad jooksid. Miks see? See väike poisikene, 8 aastat vana, koges Jumalat. Ja see tuli sellest, et mu vanemad põgenesid Eestist 44. aastal. Mu õde oli 2-kuune. Ma alati mõtlesin, et mu vanemad olid niisugused vanemad inimesed, aga nad olid lihtsalt 22 ja 23 aastat vana. Ja ema läks, väike pisike laps, 2 kuud, mu õde. Ja põgenesid ja läksid Hiiumaale ja sealt läksid laeva peale, kus oli 495 inimest pardal, 3 vana puulaev, 3-mastiline laev, seal ei olnud WC-d, seal ei olnud söögisaali, seal ei olnud toitu, vett oli väga vähe ja keset meret tormi kapten tuli alla ja ütles, et see vana laev ei pea vastu, aga kui keegi usub Jumalat, hüüdke Jumala poole. Ja ema langes põlvile ja ütles, Jeesus aita meid, Jumal aita meid. Ja kui muidugi Jumalaga tuli väike kaup luua ja ta ütles, et Jumal, kui ma jõuan Rootsi, siis ma luban sulle, ma hakkan iga pühapäev kirikus käima. Aga tead, mis huvitav asi oli, ta käis kirikus Rootsis, aga ta kohtab Jumalat, ta koged Jumalat. Ja muidugi, kui lootus oli kadunud, et tagasi tulla, kõik kohtasid tagasi tulla. Mõtled, sõda on lõppenud, siis tuleme kõik kodu tagasi. Seda me teame oma ajalugu. Ja siis mina sündisin Rootsis, läksime siis põgeniku laevaga Kanadasse ja ema läks ühte koosoleku, see oli üks baptisti kogudus. Seal ei olnud midagi erilist, seal oli üks hea kogudus, üks pastori peas kõne, aga ema ei saanud ühte sõnagi aru, mitte üks sõna inglise keelt. Aga teised eestlased olid tema kaasas ja kui niisugune kutse oli eespalvele tulla, siis see teine eestlane ütles, et lähme nüüd. Ja ema oli väga haige, ta käis karkudega ja kui ta lonkas sinna ette, mina olin pisike poiss, 8-aastane, nägin seda, kui ema läks sinna ette. Ma küsin isa käest, kuule isa, kus ema läheb? Isa ütles, ema on hulluks läinud, ta läheb kiriku poppi tervitama. Aga tea, mis juhtus emaga? Siiski ta ei saanud sõnagi aru. Ta tuli Jeesuse juurde ja ta sai täiesti terveks. Ma nägin seda oma silmadega ja ta ei käinud enam karkudega ja mis juhtus seal? Oli see kõne, me arvame, et see peab kõik aru saama, aga ema tuli oma südamega Jeesuse juurde ja sai päästud. Mis juhtus? Ta koges midagi. Ta koges Jumalat. Ja muidugi siis mina pärast seda sain ka muidugi päästetud ja
esimene salm piiblis, esimene peatükk piiblis ütleb niimoodi, et alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ja vaata, maa oli tühi. Kas oled iiagi tühi olnud? Paljas ja pimeduses. Ja see on enam-vähem inimeste lugu, kes toovad lootust külla. Aga mitte ainult need, kes toovad lootust külla. See on meie ühiskond väga tihti. Tühi, paljas ja pimedus. Oli sügavuse peal. Aga vaata, mis juhtus. Ja Jumal ütles. Mis ta ütles? Saagu valgus. Ja valgus sai. Vaata, mis on mõju. Jumal lihtsalt ütles. Valgus. Saagu valgus ja valgus sai. Mis isegi maakera koges midagi. Universum. Need ei olnud isegi inimesed. Need ei olnud loomad. See oli maailm. See oli lihtsalt, tead, mis ta oli seal? Mitte midagi. Ta oli tühi, ta oli paljas, ta oli pime. Aga Jumal ütles, see terve maailm värisus. Ja midagi juhtus. Ta koges midagi. Kui maakera juba kogeb midagi, mis siis on sinust ja minust? Kui vägev see on. Ja tead, see on väga huvitav, sest et Jeesus sai maailma valguseks ja ta tuli inimeste juurde ja inimesed, terve see Vana Testament õieti on, kuidas Jumal kohtas oma rahvaga ja inimestega ja nad kogesid midagi. Loe seda. Ükskõik, kas oli Mooses, Abraham ja edasi, nad kogesid midagi. Ja siis muidugi Uues Testamendis ta tuli, aga vaata, mis oli huvitav, üks päev ma imestasin seda, eriti jõuluajal. Luuka 1:41 ütleb niimoodi, ja sündis, et Elisabet kuulis Maarja tervitust. Nüüd Maarja kandis Jeesust, Elisabet kandis Johannest ja vaata, mis piibel ütleb, väga huvitav. Et laps hüppas ta ihus. Nad ei olnud kõik sündinud, aga kui nad tulid kokku, Jeesus ja Johannes, nad kogesid midagi kui lapsed oma ema ihus ja kargasid. Tegid väike tantsu ära. Halleluuja. Nad kohtusid üht-teist. Vägev. Mõtle selle peale. Ja siis veel peale seda piibel ütleb, ja Elisabet sai täis püha vaimu. See oli enne 4 päeva isegi. Ta sai täis püha vaimu. Mis see oli? Ta koges midagi. See ei olnud lihtsalt info midagi, see oli midagi, mis oli elav, mis voolas, mis purskas. Jumala vaim ja Jumala vägi. Muidugi, kui Jeesus tuli, Mattew 15 räägib meile seda, et kui ta istus rahva hulga juurde, nad tõid tema juurde jalutud, vigased, pimedad, kurte ja palju teist ning pani nende tema jalge ette ja tema tegi nad terveks. Nad kogesid midagi. Nad kogesid. Ja see on, mis teeb, see on, mis meie, iga inimene vajab oma elus. Meil oli, kui me alguses tulime Eestisse siin, Harri ja Allan ja mina, oli väga huvitav, sest et meil oli väga suur noorte liikumine. Aga ma leidsin, mis noored otsisid, ei olnud midagi infot. Need otsid midagi käsiraamat, nad tahtsid kogeda midagi elavat. Ja sellepärast oli need noored. Aga mitte ainult noored, ma mäletan, et me läksime Oressaari ja kuulutasime seal tänavatel ja meil ei olnud küllalt inimesi, kes tõlkisid. Meil oli Kanada noored ja niimoodi olid kõik kaasas ja lõpuks nad ütlevad, aga mis asja me teeme, meil ei ole tõlked, ma ütlen, lihtsalt mine palvetage inimestega.
tänava peal inimesed tulid ja ma ütlen, lihtsalt minge palvetage, tõlked ei ole ja Paul Räästa oma abikaasaga, kes oli hambaarst ja Paul oli niisugune tegev mees, ehitas paati ja asju, läks oma abikaasaga neid noori kuulama. Rõõmsad noored, laulsid, naeratasid ja teadsid, ma läksin vaatama, mis nad teevad. Ja lõpuks Paul ütles, et väga põnev oli ja ma ootasin, et mis nüüd juhtub, aga need noored tulid tema juurde, seletaid midagi inglise keeles, ei saanud millegist aru ja siis Paul ütles, et ma arvan, et nad tahtsid midagi palvetada. No me palvetasime koos. Ja Paul ei saanud millegist aru ja noored ei saanud millegist eesti keelest aru ja lõpuks Paul läks kodu. Istus oma abikaasaga köögilaua äärde ja ütles, et kuule, midagi juhtus seal. Et lähme tagasi täna õhtu. Ja Paul läks tagasi see õhtu ja Paul väitab, seletab tänapäevani, et see, kui noored palvetasid temaga, vaatamata, ta ei saanud millegist aru, ta ütles, et see oli see moment, kui mina sain päästetada. Nüüd, seal ei ole midagi patuse palvet, aga Paul ütleb, mina sain päästetada ja lõpuks Paul sai meie Eesti Nelipühi kiriku sekretäriks meie juhatuses. Ja tänapäev koos abikaasaga armastavat juhtu. Mis juhtus, Paul? Ma kogesin Jumalat. Me tehti piirama oma usku ja niimoodi. Ma mäletan esimest korda, kui ma tulin, muidugi siin ütles, et ka, las ma loen selle edasi, et tema jalg ette ja nad tegi nad terveks. Nii et rahvas imestas, nähes kurti rääkimas, vigased tervena ja jalutud kõndimas ja pimetad nägemas. Nüüd ära ütle mulle, et nad oleks väike infotundi. Nad said. Ma kogen kogu aeg Jumala jõudu ja vägi ja täna, kui ma istuin seal, mulle tuli üks sõnum südamesse, et keegi on siin, kes kannatab peadevaludega. Kogu aeg peadevalud. Oled sa siin praegu? Jumal tahab siin terveks. Oled sina ka? Okei, tulge mõlemad siia ette. Ja need peavalud kaovad ära. Issand Jeesuse nime, me paneme käed öö peale, peavalud kao ära Jeesuse nimel. Ära enam tule tagasi. Ma võtan ja räägin seda Issand Jeesuse nimel. Ole terve ja kuule Jumala sõna ja kao ära ja ole terve. Vend Jeesuse nimel, las Jumala vägi voolab sinu ja see, ma tunnen, et see on midagi närvisüsteemiga seotud ja Issand ütleb, närvid, kuule, allu Jumala, ole terve Jeesuse nimel. Amen. Amen. Nii, palun istuge. Nüüd. Mis on? Kogesite midagi. Võib-olla otseselt mitte, aga need peavalud on läinud Jeesuse nimel. Ja see on, mis seda, et mul oli ka mõne niisugune prohvetlik sõnum. Ja muidugi, tead, ma peaks kõnelema ja lõpetama ja tead, aga mul oli paar niisuguse sõnumit. Kuidagi viisi, Issand ütles mulle sõna, ma ei tea, su nimi on Piret. Ma ei tunne siin muidugi ja kes on esimest korda kohtunud nüüd täna? Esimest korda, ma ei tea midagi. Aga Issand ütleb, et Piret, need asjad, sul on küsimus on olnud. Mõni kahtlus, küsimus, aga sa eriti seisad ühe küsimuse ees. Ja Issand ütleb, ära muretse. Võta pisut aega, aga looda minu peale, oota ja ma annan sulle kõik need vastused, mida sa ise otsid. See ei tule homme, see ei tule homme, aga lihtsalt kannatlikult, ära muretse selle üle, aga ma annan sulle vastused. Amen. Amen. Okei, väga hästi.
mul oli öelda ka, sa oled niisugune rõõmsa näoga nagunii, aga issand ütleb, et minu rõõm sinus on su tugevus. Ära jalgauta selle, sest see on sinu tugevus. See kannab sind, see on varem kandnud sind ja see on üks kinnitav sõna sulle, minu rõõm on sinu tugevus. Amen, amen, väga hästi. Nüüd, mis juhtub selle, mul oli veel üks sõnum. Ja kuidagi viisi, siiski võib-olla te ei tunne üht-teist, ma ei tea, kas te olete ühes kambas või mitte, aga midagi on tulemas siin väga lähiajal, kus te teete midagi koos, neljakesi. Jah, nüüd hoia sellest kinni, toetage üht-teist, sellepärast, et te teete seda koos. Ja jumal, lihtsalt see sõnum tuleb, siis te teate, et vau, see on see, mida Jumal tahab, et me teeme. Okay? Neljakesi. Need hoidke kambas, hoidke ühe teises kinni. Ja mul on üks veel sõna, muidu tean, ma võin siin päev otsa, aga mul tuli ka sinu kohta veel, et sa oled jõudnud nii kaugele ja sa oled leidnud vastusi, sa oled käinud koos Jumalaga, aga kuidagi see on tavaliseks saanud, igapäevaseks. Issand ütleb, et ära ole rahul sellega. On aeg tõmmata telgivaiad ülesse, astud edasi. See nõuab pisut, raputa ennast, erguta ennast Jumala sõnaga, Jumala ja püha vaimuga ja aeg on edasi astuda. Amen, amen. Okei. Ja seda, kuidas sa tead seda? Tead, ma olen aastad ja aastad kuulnud Jumala häält. Kõik, mida me oleme teinud, kas on Lootuse küla või piibli vidamistel, kõik, mida mina olen saavutanud selle tõttu, et ma olen lihtsalt olnud sõnakuulelik. Tead, see ei ole, et oi, vähi on tõderi, on nii tiara. Ma olen inimene nagu sina, aga tead, mis see vahe on? See vahe on tihti, kas sa teed, mida Jumal räägib või mitte. Ja sa hakkad nende väikse asjades pihta. Ma olin, te teate selle lugu paljud, aga mõned ei tea. Aga mina kasvasin talus üles kaugel Kanadas ja muidugi kodune keel oli eesti keel ja kõik Eesti. Aga mina käisin palvetamas laudas. See oli hea. Nüüd mõni ei tea, kui tore see on palvetada loomalaudas. Lehvad on sead ühes nurgas, tibud teises nurgas. Ja tead, see on halleluuja, tänu Jumala palvetada, see on vägev. Aga kui ma palvetasin seal, siis äkitselt üks päev ma tundsin, nagu Jumal astus sinna lauta. Ja ma kogesin Jumalat, hoia meeles. See ei olnud ainult üks info, Jumal ei saatnud väike kirja või telefonikõne või midagi, aga teate, et mina tahan, et sina oled minu kuulutaja terve oma eluaeg. Nüüd ma olen 13 aasta vana, väike pisike poisikene, loomalautas ja Jumal ütleb, ma tahan, et sa oled minu kuulutaja. Aga tead, mis tegi selle info elavaks? Ma kogesin Jumalat. See on nagu Jumal astus sinna lauta. Otseselt rääkis minuga ja ma ütlen, halleluuja, tänu Jumal. Ma kargasin püsti, ma olin nii rõõmu täis, et ma panin lauda oksest välja, ma jooksin ümber lauda. Mõni mõtleb, et poiss läks hulluks. Aga ma kogesin Jumalat, jooksin ümber lauda. Ja muidugi läksin informeerima oma ema ja isat, et ma olen nüüd poisskuulutaja ja tead, lõpetan kooli ära ja see ei juhtunud nii kiiresti, nii ilusti. Mul tuli ikka koolis käia ja niimoodi. Aga ma mõtlen, kus ma hakkan pihta? Ja mõni ootab, tead, ma saan kansli või kuskil. Mul ei olnud kuskil hakata pihta, ma läksin oma lauta tagasi
panin piibli jahukasti peale, lehvad olid rivis ja sama kuulutasin lehmadele täis hooga. Nüüd sa ütled, et aga mis lehmadega juhtus? Kes teab, mis lehmadega juhtus? Aga ma võin ütelda seda, et selle poisi südames midagi juhtus. Iga kord, kui ma kuulutasin, iga kord, kui ma rääkisin, tead, kui ma olin 9 aastat, kui ma sain püha vaimuga ristitud, alati rääkisin, et tead, ema sai püha vaimuga ristitud suvelaagris ja mina läksin sinna, et ma tahan ka ristitud saada püha vaimuga ja esimene õhtu, kui ma läksin palveruumi sinna palvetama, ma olin 9 aastane püsiga poiss, ma hakkasin võõrtekeeles rääkima. Suuremini bahalle bahataka boshataja. Sinnera bahora bakatandara boola batikaraja. Ja ega see nii kergelt ei tule selle, aga ma olen 70 aastat nüüd rääkinud võõrtekeeles. Ja seda, mis kasu on sellest? Ja piibel ütleb, kuule seda, piibel ütleb, kui sa räägid võõrtekeeles, sa ehitad ennast üles. Nüüd, kes ei vaja ehitust üles ehitamist? Ma vajan seda iga päev. Nii et aga mis juhtub, kui ma räägin võõrtekeeles? Tead, mis juhtub? Ma kogen midagi. Midagi hakkab voolama, midagi elavad, mitte midagi, mis mõistus saab aru. Seepärast 4 pühipäeval nad said täidetud püha vaimuga, nad rääkisid võõrtekeeles. Inimesed on rapud, nad kogesid midagi, mõned isegi mõtlevad, nad on täis magusat viina. Mis inimene on? Purjus tead. Nad nähtavasti kogesid Jumalat. See ei olnud ainult võõrtekeeles rääkima. Ja mina olen olnud purjus. Ma olen niimoodi purjus olnud, et ma ei saa püsti seista lihtsalt ja peale lonksu õlut isegi võtnud. Aga täis püha vaimu. Ma kogesin midagi ja tulin sealt välja, kus me olime koos Ken Parkeriga saunas seal Kanadas ja mõlemad põrandal nurkas, tead, täis purjus püha vaimuga. Terve saun kõikus ja me kiitsime Jumalat ja laulsime. Aga ma tulin saunast välja ja mul oli üks võidmine, mis käis minu kaasa. Ja see oli see moment, kui ma kohtusin pojaga ja poeg ütles, et isa, ma tahaks olla nagu sina. Mis oli see? See oli üks kogemus Jumalaga. Ja see on, mis on meil iga ühel vaja. Ja kui me käime ja tead, meil on olukorrad, iga üks meid on olukordades, mis on rasked, mis on, me ehitame suurt maja praegu ja see on võimatu. See on, mis on 50 meetrit korda 25 ja meil on igasugused väljakutsed. Ma käin väga tihti selle majas mööda, see on kohe meie seal ees ja ma profeteerin selle majale. Maja, mis ei ole veel seal. Aga kui tema ütles, et saagu valgus ja valgus sai, siis ma ütlen, et saagu maja ja maja saab. Sest ma kogen Jumalat tegevat selle olukorras. Ma mäletan, kui ma alguses läksin sinna, Jumal ütles, et ma nagu olin nurisesin pesut, et kuidas me ehitame maja, meil ei ole mitte midagi. Jumal ütles, see ei ole õige. Ma ütlen, miks ei ole õige? Ta ütles, sul on maa olemas. Väga hästi, ma võtsin siis maa ja ma ütlen, mis ma selle maaga teen. Ta ütles, pane 4 vaia iga nurka ja tõmba üks suur lint selle ümber. Ja siis ma käisin selle lindist mööda iga päev ja profeteerisin sellele. Et maja saagu. Täna ei ole ainult üks lint ja 4 vaia, meil on vundament kohal. Vundament on valatud, kõik ootab, nii pea kui läheb soojamaks, siis me hakkame seinu ehitama. Aga mis toimub seal praegu? Mis toimub nende eludes? Ja mitte ainult nende inimeste eludes, mis toimub üldse. Ja see olukord, mis sees sina seisad, ole julge ja astu selle vastu, ütle Jeesuse nime, ma profeteerin sulle Jumala sõna, räägi Jumala sõna, räägi Jumala. Siin on tead kahtlusi ja pettusi, igasugused uudised, mis käivad.
keeran need uudiseid kinni, et mina profeteerin nende asjadest, sest ma räägin Jumala sõna. Ja see ei ole, mis tuleb siit peast, see voolab su südamest. Ja muidugi ma ei räägi ainult võõrde keeles. Mõnikord on niimoodi, et ma tahan laulda. Ma olen aastad seal loomalahutus niimoodi. Ori andele vasilu, hilavandela rianduria haelama hukkuna mendi. Hila da bahala ori anderia vasilu. Jandere hoole janderia vasilu. Janderi hääla pakkuuri ja ma võiks päev otsa laulda. Aga midagi voolab. Sa tunnetad seda ise, me kogeme midagi. Midagi on juhtumas. Ma olin Hiiumaal, meil oli midagi, üks konferents seal ja ma sama laulsin nagu täna võõrde keeles ja üks naine tuli. Oi, kui ilusti sa laulsid heebra keeles. Tunned heebra keelt, ma ei tunne sõnagi heebra keelt. Tad sa laulsid heebra keeles. Ja ma ootaks kuskil, kui ma olen kuskil Kuubas või kuskil, et kuuleksin keegi ja hakkaks eesti keeles rääkima. See oleks tore kogemus. Aga igal juhul mu ema, kui ta oli suremas, ta kiitis Jumalat. Ja mul oli Venezuelast oli inimesed mu kaasas. Ja ta kiitis Jumalat, tead, su ema oskab hispaania keelt. Ma ütlen, ta ei oska sõnagi hispaania keelt. Ja kiitis Jumalat seal surnuvoodil hispaania keeles. Ja see on, millest ma räägin. See on reaalsus. Seda Tartu Ülikoolis sa ei õpi seda. ja keegi ütleb, vähi, sul on vaja minna Tartusse õppida pisut eesti kultuuri. Mis kasvu see on? Võib-olla midagi on kindlasti. Aga sealt sa ei koge seda, mida sa koged Jumala käest. Ja ma ütlen väga julgesti täna. Ja oota, mul tuleb kuskil siin lõpetada väga vässe. Aga ma ütlen nii palju, et täna meil on Lootsiküla, oleme rajanud Soomes. See käib praegu. Ja me läksime Kanadasse ja Jumal ütles, et rajage siia Lootsiküla ja ma ütlen, kuidas ma teen seda. Ja Jumal ütles, mul on kõik valmis sinu jaoks. Ma ütlen, mis asja sul on valmis? Ta ütles, mul on 100 hektarit maad. Ma tahan, et jõgi käib sealt keskelt läbi ja ära maksa rohkem kui $1 selle eest. See on päris hea kinnisvara, kus sa saad 100 hektarit $1 osta. Aga ma läksin vanamehe juurde ja ta oli niisugune kitsi mees ja ta ei tahtnud midagi teha ja anda ja või tegutseda. Et aidata, ma ei hakanud küsima. Ja kui rääkida, me otsime maad niisama jutu sees, ta ütles, mul on maad. Ta viis meid kuskile jõe äärde. Ja me pojaga ütlesime, kas see võib-olla on see maa. Vaevalt, sellepärast, mitte selle mehe käes me ei saa mitte midagi $1 eest. Aga poeg ütles, lähme vaatame siis, mis ta ütleb. Ja läksime suppi sööma, pärast supi söömist ütleme, kuule, Byron, kas seal on 100 hektarit maad? Võib-olla. Aga mul on üks ettepanek, et kas tuleks üldse kõne alla, et sa annaks meile 100 hektarit maad $1 eest. Ta ütles, vaidlemata, see on teie oma. Kas sa ei saanud aru, millest me räägime? Ja ta ütles, et Jumal, kui ma seitsen selle jõe äärde ja te läksite selle seisma oma pojaga, Jumal ütles mulle, ole valmis, seda, mida need poisid küsivad sinu käest, ole valmis neid anda. Ja ma ootasin, et te küsiks mu käest midagi. Ja maamöötja pärast möötas need maad ära täpselt 100 hektarit. Täpselt. Seal, kui elab Jumal ja me kogeme teda. Mul ei ole aega seda rääkida, aga pärast seda me rajasime Kuubasse Lootsiküla. See on võimatu. Kuubas, sa tead, mis see Kuubas on? Sa maksad €1 muna eest ja sul on tead, kuupalk on €25. Sa saad oma 25 muna kätte ja see on su kuupalka.
ja keegi ütles mulle, et kui sa tahad Kuubas maad, siis otsiks vanaema, kes omas maad enne revolutsiooni ja abielu temaga. Mul üks vanaema on. Ja ma ei hakka midagi abielluma tema kellegi teisega, et maad saada. Aga täna meil on 2 talu Lootuse külas. 2 Lootuse küla Kuubas. Ja see on üks võimatu asi, see lihtsalt juhtub üks võimatu asi. Ja siis pärast seda me läksime Lääne-Kanadasse keset preerit, kus on suured viljapõllud. Ja seal oli üks pakkumine, kus üks terve piiblakooli campus, 143 voodi kohta. Tahtsid meile mitu 100 000 eest müüa. Ma ütlesin Andrew'le, et kui Jumal on selle sees, siis pakume nendele $1. Dollari Jumal läheb väga kaugele. Ja see oli naeruväärt, et me üldse kirjutasime kirja, et me pakume selle terve campussi eest 143 voodi kohta, auditooriumid, kõik need, ja pakkusime $1 ja tead, me saime selle $1 eest. Ja täna meil on üks Lootuse külas seal. Endised narkomanid juhivad seda ja tead, see töö käib. Millest ma räägin? Ma olen juba üle läinud, me palvetame, aga lihtsalt ma tahan julgustada teid. Ma ei tee välja, kui ükstekäik, kui raske, kui lootuseta. Tule ja koge Jumalat! Ja kui sa ütled, ma palvetan, palveta veel kord siis. Ja sa ütled, aga ma olen juba palvetanud mitu korda, siis paastu ka pisut. Ja pane kõik Jumala ette ja ütled, Jumal, siin ma olen sinu ime toimuga. Ja ma võin garanteerida, ma olen selle elan seda praegu Lootuse külas. Iga inimese elus me elame seda. Ma räägin elavast Jumalast täna. Ma räägin sellest, et me kogeks Jumalat. Tõuseme püsti. Issa, ma tänan sind öö ja vendade eest ja me oleme tulnud siia mitte rääkida seda, mis Märt Vähi on teinud. Ma olen lihtsalt sinu jooksupoiss, issand. Ma lihtsalt olen sõnakuulelik sulle ja nii palju mõistus mul on peas, et olla sõnakuulelik, alluda sulle, lubada, et sina teed oma tööd ja tegevust. Aga meil on terve kiriku täis rahvas siin. Ja issand, see, mis sinu püha vaim, räägime nendele praegu. See, mis sina oled tegemas, on see, mida nad võiks kogeda. Ühel või teisel viisil. Ühel nii, teisel naa. Aga lõpuks me kogeme sind. Me astume saatani väedest läbi, sest Jumal on minuga. Halleluja. Ja issand Jeesuse nimel ma purustan kõik need vaenlase piirid, seinad, müürid ja me astume koos. See kogudus, koos pastori ja tema abikaasaga ja kõik need, kes töötavad ja tegutsevad, me astume koos nende müüridest üle, alt läbi, kõrvalt mööda, aga saatan, sa ei saa meid hoida tagasi. See, mis sa tahad, et toimuks siin Eestimaal. Ja meie igaühe südames, igaühe peres, töökohas, ükskõik mis see olukord on, Jeesuse nimel koge Jumalat selles. Ja ole õnnistatud meie issanda Jeesus Kristi nimel. Halleluja. Amen. 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 Õppisite midagi? Just. Amen. Siis austame Jumalat. Kaks asja, ennem kui me lõpetame